Mina siis olen Katre Pärn, semiootik ja tegelikult algupäraselt olen ma suure ekraani, hõbeekraani uurija. Nii et suhe ekraaniga on pikaajaline. Tegelikult kui natukene niimoodi mälestuste lainel liikuda, siis minu lähem suhe teatriga tegelikult algas ka ekraani vahendusel. Nagu igaüks ma käisin loomulikult ka teatris koha peal, aga suurem armastus tegelikult teatri vastu tekkis mul teleteatri kaudu. Mõned teist võib-olla mäletavad, et vanal heal ajal oli iganädalane teleteater. Ma ei mäleta seda järjekorda, kas ta oli, alguses oli reede õhtuti ja siis tõsteti teisipäeva õhtule. Igal juhul suhteliselt religioosselt sai teleka ees istutud ja lapsepõlvest ma tegelikult mäletan filmi vaatamist isegi vähem kui teleteatri vaatamist. Aga uurijana läks natukene teistmoodi. Ja täna räägin siis natukene, proovin niimoodi kaaderminutis ehk siis slaidminutis läbi tormata ekraani maailmast. Aga mõtlesin, et ma teen selle niisuguse ajaloolise rännakuna, et on võib-olla natukene huvitavam vaadata, kuidas see roll siis kasvanud ja muutunud kultuuris on. Aga alustaks mõne sellise truismina. Ekraanid on kõikjal. Ma arvan, et kõikidel on ilmselt üks ekraan kaasas. Paljudel või mitmetel on 2 ja nendel, kellel on nutitelefon, on 3 ekraani praegu kaasas. Vaatame 4. ekraani ja nii edasi see meie ekraaniküllane maailm on. Ja uurijad on siis tuvastanud, et meie moodsas maailmas tegelikult suurem osa meie päevast möödub ekraanide taga. See oli niisugune 7 aasta tagune Ameerika uuring juba, kui selgitati, et Ameerika noored keskmiselt veedavad 8-9 tundi ekraanide taga. Paljud meist saavad esmaspäeva hommikuti meeldetuletuse mitu tundi. Eelmisel nädalal me keskmiselt telefoni ekraani vaatasime ja nii edasi. Nii et ekraanivaba elu on väga raske jooksutada tänapäeval. Ja samal ajal osutatakse ka sellele, et ekraanid kipuvad olema selles mõttes nähtamatud, et me oleme ju rohkem huvitatud sellest, mida me ekraanide kaudu saame ja vähem ekraanidest enestest ja selles mõttes ka see ekraani uurimine on küllaltki värske problemaatika. Ehk siis see avastamine, et ekraanid on artefaktid meie kultuuris, millega me erinevatel viisidel suhestume, mis täidavad erinevaid funktsioone meie elus. Ja teisalt eriti sellises projektsioonimaailmas iga pind on potentsiaalselt ekraan. Ja kui me vaatame tänaseid tuleviku visioone, siis tegelikult selline iga pind on ekraan ongi suuresti ka sellise arvutiseerunud maailma tuleviku nägemus. Ei ole enam paberkandjal ajalehti, vaid on ekraanid, mida me saame näperdada ja mis liiguvad ja nii edasi. Aga selles kontekstis siis panen väikese raami sellele, et Francesco Gassetilt algupäraselt ka filmiuurijalt, kes siis küsis nii umbes 10 aastat tagasi, et mis asi see ekraan üldsegi siis tänapäeval on. Ja selleks alustame siis minevikust. Huvitaval kombel meile tundub, et on nagu selline terminoloogiline erinevus, et ingliskeelses kultuuris räägitakse screen'ist ja meil on ekraan prantsuse keele kaudu, aga etümoloogiliselt on nad täpselt sama päritoluga, lihtsalt erinevatel ajahetkedel laenatud ja kasutusele võetud. Ja ekraanid siis
selle sõna tähenduses tuli kuskil 13. sajandi lõpus, 14. sajandil. Ja algupäraselt see oli mööbliese, mis siis pandi kamina ette selleks, et kaitsta kuumuse eest. Ta on niisugune vari või sellest sõnast ma mõtlesin, et eesti keeles ilmselt tuleb sirm selle tähendusega. Ja hiljem see muidugi laienes siis aknavarjudele ja uksevarjudele, mis valguse eest kaitsesid ja nii edasi. Nii et üks ekraani funktsioon siis on olnud selline kaitsev ja varjav. Ja teisalt siis suhteliselt hiljaaegu enamasti dateeritakse see kuskile 19. sajandi algusesse, kui siis sündis see ekraan, mida me täna ekraani domineeriva tähendusena mõistame. Ehk siis mingisugune pind, millele projitseeritakse mingisuguseid pilte. Ja siis sellest tähendusest ta siis hakkas laienema igasugustele elektroonilistele ja muudele pindadele. Ja selles vaates siis eristatakse neid erinevaid ekraanitehnoloogiate arengustaadiumeid või laineid, mis hästi tüüpiline ongi selles niisuguses moodsas meediamaastikus alustada kinoekraanist, sellest suurest ekraanist, millele järgnes teleekraan ehk siis väike ekraan ja siis tuli arvutiekraan, mis oli veel väiksem ekraan ja siis tuli telefoniekraan, mis läks veel väiksemaks. Aga muidugi tegelikult nende erinevate ekraanide taustal on väga palju muid ekraane ka tulnud kultuuriruumi. Ja ma võtsin natukene hooletult interneti etümoloogia sõnastikust inglisekeelse ekraani sõna kasutamise dateeringud, ei uurinud parematest sõnastikest järele. Aga ma arvan, et see ei ole päris täpsed numbrid, aga umbes nii, et 1810 siis meie nõialaterna kontekstis tuleb ekraan selle projektsioonipinnana kasutusele ja tegelikult alles 20. sajandi alguses saab ta filmikunsti kontekstis kasutusele ja siis edasi televisioon ja arvuti kuskil 20. sajandi teisel poolel ja neid kõiki teisi ekraane enam ei mainitud sealt aastaarvudega. Aga samamoodi vaatame siis eesti keelt ja jällegi natukene kiirustav, ei ole päris teadusliku täpsusega ja peaasjalikult siis ajalehtede andmebaasi kaudu. Natukene vaatasin Digarist muid väljaandeid ka, aga eesti keelde tuli siis ekraan justament nõialaterna kaudu. Ja tore on ka see, et ta tuli ühe A-ga selline meie ekraan, mis siis võimaldas suurendada pilte seina peale projitseerimise käigus. Ja see ekraan oli siis lihtsalt raami peale tõmmatud riie. Siin on näide, lisaks siis sellele, et näidati pilte ja sai suurendada. Tegelikult nõialaternat kasutati nii meelelahutuse kui hariduse kontekstis. Ka Eestis olid hästi tüüpilised sellised. See oleks nagu me praegu oleme, aga toona kasutati slaidide näitamiseks nõialaternat. Olid sellised loengud südametööst, evolutsiooniteooriast, mis iganes vajas kuidagi illustreerivat õpetamist, siis seda näidati nende laterna loengutega. Aga siin on näide, see esimene ekraani mainimine, mille ma leidsin, see on hoopiski meditsiiniline. See on siis nõialaterna ja ekraani kasutamine õudusunenägude või halbade unenägude eemaldamiseks, mis välja toodi. Siis huvitava ajaloolise kokkusattumusena 28. detsember 1895, mida maailm tunneb filmikunsti sünnikuupäevana, sest et toimus esimene avalik projektsioon.
vendade Lumiere poolt. Tegelikult täpselt samal päeval Röntgen avaldab artikli oma uuest avastusest, röntgenkiirtest. Ja võib-olla siis sellise huvitava momendina teine ekraan, mis eesti keelde jõuab, ongi tegelikult röntgenkiirte kontekstis, sest et see oli nüüd selline jällegi huvitav nihe selles ekraani mõistes, kus siis ekraanist sai siis selline informatsiooni allikas selles mõttes, et sellele ei projitseeritud eeleksisteerivat informatsiooni, vaid siis selles artiklis N-kiirte kaudu siis hoopiski loodi uut informatsiooni selle ekraani abil. Ja siin nimetati seda ekraani, eesti keelde ümber pandi seda varjuseinana, ja tegelikult varjuriie oli teine, mul on väikene trükiviga siia sisse jäänud. Ja alles mõned aastad hiljem, 1910 ma leidsin ekraani siis kino kontekstis, kus siis kinoaparatuuri müümisel müüakse ekraane kohe kaasa, et saaks kino püsti panna kohe. No ilmselgelt see mõiste oli kasutusel kino kontekstis ilmselt varem, aga ma lihtsalt trükis ennast seda varasemast ajast ei leidnud. Samal aastal räägitakse sellest, kuidas Narva gümnasiste filmiti nende gümnastika kavasid. Ja siit tuleb ka välja juba see kinematograafia roll siis kroonikana ja ajaloo talletajana ja ekraanide roll siis selle kroonika jagajana ja informatsiooni jagajana. Samal aastal ilmub ka teine artikkel halbade unenägude peletamisest, aga siin on nüüd nõialaterna asemel tehnoloogiaks tulnud kinematograafia ja kinematograafiline ekraan samas funktsioonis. Selline tehnoloogiline nihe ka meditsiiniliselt toimunud. Ja siin on nüüd paar näidet veel sellest ekraanimõiste kasutamisest ja sellest probleemist, mis siin 1912 juba tõuseb, et kinematograafiline ekraan ei ole kunsti otstarbel kasutatav asi, aga ta on potentsiaal saada kunstiks. Et praegu ta on meelelahutus. Siin tuleb ka kohe välja see ekraani niisugune roll sellises moraali kujundamises või oht, et ta õõnestab hoopiski moraali. Ja mainin lihtsalt ära, et siis esimest korda 1913 leidsin, et ekraan saab teise A juurde. Ja see on siis Tõnis Sanderi luuletuses, mis on küll kirjutatud nõialaternast, aga tundub, et see 2 A-ga ekraan käibesse, laiemasse käibesse läheb kuskil 1917 vabariigi ajal alles. Et umbes sel ajal kaob see 1 A-ga ekraan kasutuselt ära, nii et sellise keele korrastamine toimub siis mõnevõrra hiljem. Ja siis me leiame juba väga palju neid viiteid ekraanidele. 1913 tegelikult tutvustatakse ka eestikeelset vastet kinoekraanile, milleks on siis näitelina ja tekib selline tore niisugune eristus Eesti kultuuriruumis näitelina ja näitelava vahel. Ja siin on ka kohe näha, et juba sellel esimeses kontekstis on niisugune võrdlusmoment, et mida saab ühel juhul teha ja mida saab teisel juhul teha. 1917 tutvustatakse ka vaatelina, aga see sõna ei võta kuidagi tuld väga palju. Ja seevastu jällegi näitelina huvitaval kombel 40-ndatel hääbub. Et nõukogude perioodist me leiame näputäie kasutusi näitelinal, aga ta kuidagi unustatakse ära eesti keeles. Ja siin on näide siis selline tüüpiline vabariigiaegne meelelahutusõhtu, kus pidevalt on paralleelis see, et näitelina toimub see ja näitelaval toimub see, sest et meil olid sellised segaeeskavadega teatrid.
sageli nad ei olnud veel spetsialiseerunud ja need kaks niisugust maailma olid kogu aeg paralleelselt. Ja siis 24 aasta kino võtab selle ekraani siis täieõiguslikult endale ja hakatakse välja andma, kuidas ta nimetaski, filmiasjanduse eriajakirja Ekraan, mis küll esimesest numbrist kaugemale ei jõua, aga jällegi kuidagi angurdab selle ekraani mõiste filmikunsti külge ka Eesti kultuuriruumis. Seal taustal siis tegelikult tekivad ka teised ekraanid või arutatakse teiste ekraanide üle. 32. aastal näiteks on selline hüpoteetiline ekraan või toode, kus siis tahetakse ühendada telegraafi ja televisiooni, ehk siis ekraaniga telefoni luua. Toona see ellu ei lähe, aga mõni hetk või hiljem ikkagi jõutakse ka selle teostamiseni. Ja muidugi tegelikult täna selline televiisoriga või televisiooniga telefon või telegraaf on täitsa normaalne toode juba meil. Ja siin on see esimene televiisori mainimine, siis päris televiisor nii-öelda, 37. aasta New Yorgi ülevaade. Ja 62. aastast leidsin esimese korra, kui arvutit ja ekraani arvuti kontekstis mainitakse eesti keeles. Ja siin jälle, muidugi võib öelda teleekraan, mis tegelikult Eestis seda jõuab umbes 47 aasta, hakatakse rääkima, et selline uus elektrooniline toru on leiutatud ja 50-ndatel hakkab ta jõudma 50-ndate lõpus ennekõike isegi meie kodudesse. Ja muidugi siis on juba ekraanil täiesti uued funktsioonid. Kui juba kinoekraanil olid kõik need propaganda ja meelsuse kujundamise ja need funktsioonid, siis televisioon muidugi saab selle veel rohkem endale, aga jällegi see niisugune päevauudiste jagamine, kõik see nagu informatsioon hakkab liikuma ekraani vahendusel oluliselt efektiivselt ja muidugi see ekraani tungimine privaatsesse ruumi siis selles kontekstis samamoodi. Arvutiekraan on juba niisugune huvitavam nähtus, pärast et siin on jällegi ekraan naaseb teadusvaldkonda, ta on teadmise loomise vahend, räägitakse sellest, kuidas me saame nüüd anda masinale käskusid ekraani vahendusel ja meie käskude peale siis seesama ekraan annab meile mingisuguseid vastuseid. Ta parandab inimese töövõimekust, hõlbustab erinevaid arvutuskäike ja muid taolisi asju ja mõnes vallas isegi asendab inimest. Ja juba järgmisel aastal tegelikult ka tutvustatakse masinaaju, mille tegemisel siis meie Tartu teadlased aktiivsed olid. Ja kui nüüd võrrelda siis seda inglisekeelset sõnakasutust ja siin mõnes mõttes on isegi näha need ekraanitehnoloogia lained, uute tehnoloogiatega see arutelu või sõnakasutus kipub sagenema, siis kõrvale panin selle eestikeelse, siis me näeme, et kui kõrvale jätta ekraanilater või see nõialater, siis udupildid, siis üldiselt selle inglisekeelse veebietümoloogiaga võrreldes, kui Eestis räägiti kogu aeg varem ekraanist nendes erinevates kontekstides ja erinevates kasutustes ja see on ka väga hea märk sellest, kui aktiivselt Eesti kultuuris ekraan siis omaks võeti ja üle võeti. Ja siin siis natukene sellest sõnavarast, et kuidas need erinevad ekraanid ja see on muidugi väga osaline, neid erinevaid ekraane on olnud läbi aja igasuguseid, aga need põhilised kinoekraan, teleekraan, radariekraan, 50
või 71. aastal eraldi tuleb uudissõnana meile kuvar, mis natukene nagu nihutab seda ekraani mõiste kasutamist, aga et kuvar on põhimõtteliselt ekraan, aga ta on natukene sihtotstarbelisem. Siis tahvliekraanid ehk siis esimesed niisugused natukene teises kontekstis kasutamine, aga grahvoprojektoriga siis sai tahvlile projitseerida kooli kontekstis teadmisi. Arvutiekraan, mis tegelikult varem tuli isegi raaliekraanina ja natukene kasutati ka seda kompuutriekraani versiooni. Siis on puuteekraanid ja puutetundlikud ekraanid. Telefoniekraanid 88. aasta on küsimärgiga, seepärast, et artikkel oli tasulisel kättesaadav või nii lukus oli ja ma ei tea. Ma tean, et ta ütles, et mainiti puuteekraani, aga mis kontekstis seda ma ei tea. Mobiiliekraan, digiekraan, nutiekraan ja tegelikult siis niisugune alternatiivne sõnavara, mis puudutab siis kõiki neid kuvareid, monitore, tabloosid ja muid tüüpi ekraane, mille jaoks on eri mõisted kasutusele võetud. Ja teises vaates jällegi need sõnavara ja teema maastikul siis, kui ma mainisin, et 1912 arutatakse selle üle, kas sellest ekraani meelelahutusest võib saada kunst, siis 2020-ndatel hakatakse rääkima ekraani teostest ja 29 aasta siis ametlikult tuleb eesti keelde sõna ekraanikunst, ekraanikunstnik ja 32 aasta oli ekraanikunst. Nii et esimese vabariigi lõpuks siis aktsepteeritakse filmikunsti ekraanikunstina või ekraanist saab kunsti esitamise vahend. Muid ekraaniga seotud mõisteid tuleb sel ajal veel, aga üldiselt see ekraani mõiste on ankurdatud filmikunsti külge. 72. aastal tuleb eesti keelde ekraanikultuuri mõiste, aga samamoodi veel filmikunsti kontekstis ja hiljem ta siis hakkab järk-järgult laienema. Televisioon haaratakse ekraanikultuuri hulka, siis hiljem juba video ja siis ka digikultuur või selline digiekraanid seostatakse selle ekraanikultuuriga, aga üldiselt, nagu te näete, ekraanikultuurist räägitakse eesti keeles erakordselt vähe tegelikult, et see selles mõttes, kui tänases uurimisvaldkonnas see ekraanikultuur on küllalt aktuaalne probleem, siis eesti keeles ta ei ole veel sellisena aktualiseerunud. Seal taustal on muidugi see digikultuur ja visuaalne kultuur ja teised mõisted, millega nagu nii-öelda kompenseeritakse seda. Aga domineerivateks teemadeks, kui tuleb siis kasutusele ka selline mõiste nagu ekraanimeedia, selleks, et neid kõiki, kuna huvitava taustana, kui 30ndate alguseks on, või 30, ütleme vabariigi ajal saab filmikunstist kunst ja ekraanikunst tekib just nimelt kunstina, siis tegelikult järgneva umbes 50 aasta jooksul see kunsti selline väärtuspositsioon kultuuris muutub ja selle asemele tegelikult tulebki meedia. Et enam mingisuguse uue nähtuse kultuuri tulekuga ühel hetkel ei pea võimlema selle nimel, et sellest saaks kunst. Piisab sellest, et me ütleme, et see on meedia ja siis ta juba on mingisuguse positsiooniga kultuuris olemas ja selles kontekstis ka siis tuleb kasutusele ekraanimeedia mõiste kui selline katusmõiste kõikidele nendele erinevatele ekraani vormidele, aga märgata võib seda, et dominandina see on laste ja kasvatuse kontekstis. Väga vähe räägitakse ekraanimeediast muus kontekstis ja moodsa aja probleemina tekib ka meie ellu ekraani sõltuvus. Nii et see küsimus, et mis on ekraan,
see on selles mõttes tõesti tänases kultuuriruumis avatud ja keeruline. Ma võib-olla, kuna et aega kokku võtta, ma räägin see Odani kasseti probleem selle küsimuse esitamisel oli just sellest, kuidas ekraanid ei ole enam pinnad, millel pilte projitseerida, vaid nad on muutunud sellisteks vahejaamadeks, mille kaudu me nagu kogu aeg liigutame või hetkeks kontaktis oleme mingisuguste piltide või materjalidega. Et selles mõttes see ekraani olemus ja suhe on tänapäeval tugevasti muutunud. Aga kui ma kiirustavalt või põgusalt ülevaatlikult neid rolle hakkasin kirja panema, mis siis läbi nende erinevate ekraanide on ära märgitud, siis see esimene suur nihe, kus ekraanist varjaja asemel saab näitaja ja selline teadmiste allikas, siis teine suur nihe, tegelikult seal selle näitamise valdkonnas on optika või teaduse vallast meelelahutuse ja hariduse valda liikumine ja sealt edasi muidugi siis kunstivalda liikumine, siis kui muidugi teadmiste allikast saab meelelahutus ja kunst, siis tuleb ka esile see propaganda ja meelsuse kujundamise ja moraali hoidja funktsioon või roll ekraanidel. See ajaloo talletaja mälu kandja või õigemini, ekraan ei ole kunagi kandja, ekraan on kuvaja või näitaja või taasesitaja. Et selles mõttes see väljendus on natukene vildakas. Informatsiooni jagaja ja levitaja. Et siin siis nii sellest millegi kuvamisest ja näitamisest kuni niisuguste teejuhtimisteni ja tänapäeval muidugi me jõuame nende ekraanikaartideni või ekraanistunud kaartideni. Eriti just arvutiga koos saab sellest töövahend, kuigi jällegi, kui me mõtleme nagu ekraani maailma telgitaguseid, siis ta on töövahend või tööallikas olnud läbi aja. Leivateenimise vahend nendest nõialaterna showdest või kavadest alates. Väga varakult või suhteliselt algusest peale oli ta siis õppevahend või harija, aga see dimensioon on siis ajakäigus, tegelikult on alati ekraaniga kaasas käinud, et filmikunst kui ajalooõpik või õpetaja ja arvuti kui õppevahend ja nii edasi. Kindlasti see suhtlusvahend, mitte siis lihtsalt see, et niisugune massikommunikatsiooni mõistes, vaid eriti just tänapäevasel tasandil sa ekraanide kaudu üksteisega suhtes olemine ja informatsiooni vahendamine. Eraldi teemana tuleb ekraan kui jälgimisvahend, sellisest radarimaastikust välja kasvav ekraani funktsioon. Ja tänapäeval see kõige aktuaalsem probleem, see ekraan kui lapsehoidja või kasvatusvahend. Mulle alati tuleb meelde ühe Ameerika blogi ironiseeriv väljend, et ma ei suuda uskuda, et sellist asja näidatakse televisioonis, institutsioonis, millele me oleme usaldanud tänapäeval oma laste kasvatamise. Et see on kogu aeg see rollina seal taustal. Ja muidugi lõppkokkuvõttes igale poole jõudva ekraani mõnes mõttes ambitsioon või paratamatus, et ta justkui peaks asendama kõiki neid rolle, mis kandjatel varasemalt meie kultuuris olnud on. Ja selles mõttes muutub ta aina ambivalentsemaks ja mitmetahulistemaks oma rollides. Nii, et ühelt poolt siis jõuame selleni, et meie kultuur kogu aeg siis kasvavalt ekraniseerub. Ma ütleks seda sõnamänguna kahes mõistes, et mitte seda, et ekraane
tuleb aina juurde, vaid tegelikult me aina rohkem mõtleme, kuidas mingisuguseid asju ekraani kaudu saab üldsegi edasi anda või mida saab ekraani kaudu edasi anda. Ja selle taustal siis on need kaks erinevat dimensiooni, kus ühelt poolt siis sellesama ekraanikultuuri ja ekraanimeedia ja selliste väljendite kaudu sellest ekraanist saab selline üldmõiste või katusmõiste, mis muutub aina kontseptuaalsemaks, et mis teeb millestist ekraani. Et ekraaniteoorias räägitakse või ka kehast kui ekraanist, sest et kas ta siis varjab või ta on see, mille kaudu saab kuvada midagi ja selles mõttes võib justkui lõputult seda mõistet ka avardada. Aga selle taustal on kogu aeg see küsimus, et kuidas siis ühel või teisel hetkel ekraani mõtestatakse kultuurihierarhiate kontekstis ja erinevad need diskursused, mis ekraanide ümber tekivad. Ja teisalt see, mis võib-olla niisuguse laienemise ja avardumise kontekstis teinekord vähem tähelepanu saab, on see ekraani rikkus või see ekraanide eripalgelisus ja see, kui erinevad on nende võimalused ja rollid, kui lähemalt hakata vaatama seda, et mida ja kes ja kuidas ühe või teise ekraaniga teeb või kus ühed või teised ekraanid siis on, millel on ligipääs ja millel ei ole ja nii edasi. Nii et igal juhul see arusaam sellest, et enam ei ole siis ekraanid lihtsalt tegelikkuse peegeldajad, kuhu me projitseerisime midagi, vaid nende olemus ja roll on väga palju muutunud ja küsimus, et kuidas sellega siis peaks ka muutuma meie kirjelduskeel. Inglisekeelses maailmas võib-olla rohkem luuakse neid erinevaid voolavate ekraanide, võrgustunud ekraanide, kõikjal olevate ekraanide, mobiilsete ekraanide ja nii edasi, et see keel, mille abil ekraanidest räägitakse, see kogu aeg rikastub ja täiustub. Humanitaaria kontekstis, siis kuna küsimus oli ka selles, et kuidas siis humanitaarteadused suhestuvad, siis ekraani saamine uurimisväljaks. Ekraaniteooria tegelikult mõistena sündis väga konkreetselt filmiteooria sellise spetsiifilise haru jaoks, mis siis marksistlik psühhoanalüütiline vaade sellele, et kuidas siis just see suhe ekraaniga filmi vaatamine ja see filmiaparatuur mõjutab meid. Aga need nii-öelda ekraaniuuringud või ka need ekraanikultuuri uuringud on nüüd juba oluliselt avaram uurimisväli ja selle taustal selline ekraaniarheoloogia või ajalugu, mis siis hakkab vaatama seda, et tegelikult ekraanid ei muidugi sündinud ka sellises meelelahutuslikus ja projektsiooni mõttes 19. sajandil, vaid viime tagasi need jällegi sinna Platoni koopani ja kõikvõimalike erinevate varjuteatrite ja muude tehnoloogiateni. Jah, hüppan sellest üle ja taustal muidugi ka see humanitaarteaduste ekraniseerumine, nii humanitaarteadus ekraanil kui ka humanitaarteadlane ekraanil ja sest, et nagu üks artikkel sellest saatejuhist rääkis, siis ekraanikultuuri kandja on ikkagi inimene. Nii et siin ma selle väikese ekskursiooni lõpetan